Tere tulemast järjekordsele kohvipausile. Taas on esmaspäev ning traditsiooniline kohvipaus algab. Tee väike paus, võta kohvi või teetass või hoopiski veeklaas ning lase korraks hingata. Mina olen Õnnela, assistendi koolis ja assistendi koolis me aitame inimestel luua paindlikku elustiili läbi virtuaalassistendi ameti. Õpetame digioskuseid, mida kasutada assistendi töös ning ühtlasi avardame ka ettevõtjate silmaringi virtuaalassistendiga koostöö võimalustest. Ja täna ma tahangi rääkida teemast, mis on hästi oluline minu meelest, just virtuaalassistentide ja ettevõtjate koostöö vaatenurgast. Kuidas siis ettevõtja päriselt saaks aega juurde? Ja seda mitte siis AI abil, vaid ikkagi päris inimese abiga, sest virtuaalne assistent ongi päris inimene. Ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes tunneb, et aeg lihtsalt vahel kaob käest. Hommikul on nimekiri töödest, aga õhtul vaatad, et pooled asjad on justkui ikka tegemata. Ometi sa muudkui tegid midagi päeva jooksul. Ja siin ongi see koht, kus assistent saab tulla appi ja ma ei pea enam ise tegelema tulekahju kustutamisega. Ja ega siis virtuaalne assistent ei tee sinu tööpäevi pikemaks. Ta pigem aitab sul leida aega ja sul on tänu temale võimalik oma energiat oluliselt paremini kasutada. Ja sa saadki päriselt keskenduda siis sellele, mis toob tegelikult tulu ning mis aitab sul ikkagi sinu äril kasvada ja üleüldse sellel äril hinge sees hoida. Ma olen ise teinud palju asju üksi. Ka siis, kui ma olin virtuaalne assistent, siis mis puudutasid minu enda ettevõtet, siis ma ikkagi tegin üksi. Turundus, kliendisuhtlus, arved, mingil hetkel tuli mul e-pood, reklaamid ja kõik muu sinna juurde. Mäletan seda, et mul oli tulemas koolitus ja ma tahtsin maandumislehte sellele teha. Ma tegin ikka mitu päeva, ma pusisin ja pusisin, kulutasin sinna päris palju aega. Päeva lõpuks olin ma väsinud ja tunne, et ma olen nii palju aega sellele kulutanud, aga kõik muud asjad justkui seisavad. Ja ma tegin otsuse, et ka virtuaalassistendina delegeerisin ma selle koolituse maandumislehe tegemise teisele virtuaalassistendile. Sest ma sain aru sellest, et ei ole ju mingit tulu sellest, kui mina võib-olla nädal aega teen seda maandumislehte. Ma ei olnud sel hetkel üldse väga osav selles. Ma ei ütle, et ma ka täna selles osav olen, sest see lihtsalt ei ole see valdkond, millega ma tahaksin tegeleda. Ja ma olin väga tänulik assistendile, kes tuli appi ja tegi selle päevaga ära. Täpsustas minuga küsimusi, näitas mulle projekte, näidiseid, mis ta on teinud ja lõpuks päev hiljem oli mul korralik maandumisleht olemas ja mina samal ajal tegelikkuses sain tegeleda hoopis enda kliendi asjadega, mis siis tegelikult reaalselt mulle ka seda raha sisse tõi. Kes siis on virtuaalne assistent? Ta ei ole AI, ta ei ole robot. Tihti, kui ma ettevõtjatele ütlen, et selline teenus nagu virtuaalassistendi teenus on olemas, siis küsitakse, et kas see on see ChatGPT? Aga ei ole, ta on päris inimene, nagu iga teine ettevõtja. Ta lihtsalt töötab eemalt ja ta võtabki ära ettevõtjalt sellised ajamahukad ülesanded, millega ettevõtja ilmtingimata ei pea ise tegelema. Osad assistendid kattavad väga palju erinevaid valdkondi. Siis osad on jällegi spetsialiseerunud, sotsiaalmeedia, erinevad reklaamid, turundus, ka raamatupidamist on osadel assistentidel juures. Osad aitavad koolituste korraldamisel, ürituste korraldamisel ja nii edasi ja nii edasi. Ja hea assistent tegelikult ei ole ainult see, kes täidab käske. Ta mõtleb kaasa, ta pakub sulle ideid ja aitab sinu ettevõtte töö sujuvamaks muuta.
ja just siis, kui sul on kiire, see on hästi minu meelest oluline koht, et kiiretel hetkedel sa peadki tegelema ainult selle fookusega, mis on sul äris vajalik. Sa ei pea tulekahjusid kustutama. Mul on klient, kes on iluteenindaja. Ilmselgelt tema põhiline tegevus on oma klientidega salongis. Tal ei ole aega tegeleda võib-olla mingite arvetega, mingi sotsiaalmeediaga, mingite toodete sisestamisega enda infosüsteemi ja seal olengi mina temalt ära võtnud need ülesanded. Tema saadab mulle voice'i, mina saan edukalt toimetada, samal ajal saab tema jätkata oma klientidele heaolu pakkumisega. Või võtame näiteks turismitalu. Me kõik teame, milline on suveseis turismitaludes. Seal on minu meelest 24/7 kogu aeg vaja rakkes olla. Küll on vaja tegeleda vastuvõtmistega, küll on vaja koristada, küll on vaja toidud teha. Ja ma tean ise, kui mul oli klient, kes tegeles üritustega ja kui me saatsime nendele turismitalu kohtadele kirju või päringuid, siis sealt ei tulnud kiirelt vastuseid. Ja kui telefoni teel helistada, siis mõistangi, nad ongi hõivatud ja nad ei jõuagi sinna arvuti taha tegelikult vastama, mis minu meelest tähendab seda, et te võite potentsiaalse kliendi kaotada. Ja see on see koht, kus näiteks virtuaalne assistent saab väga edukalt sulle appi tulla. Mul on olnud klient, kes korraldabki üritusi, nagu ma ka ütlesin. Tema käis oma kliendi kohtumistel, kohtumiste vaheajal voice'is mulle vajalikud kuupäevad, vajalikud kohad, kellele siis mina hakkasin päringuid tegema. Ehk et ta saigi päriselt tegeleda sellega, mis oli tema roll, ehk siis klientidega kohtumine. Töötukassaga suhtlemine oli ühe kliendi puhul minul. Kõik see bürokraatia oli minu kanda. Jällegi, klient sai tegeleda koolitusega, mina tegelesin selle taustatööga. Siis assistendikooli näitel. Meil on assistent, kes tegeleb õpilastega, vastab kirjadele, vaatab, et koolitusinfo oleks õige. Assistent, kes tegeleb metareklaamidega. Ehk need on need asjad, kus ma ei pea ise kättpidi sees olema. Need võib-olla mõned asjad tunduvad väga väikesed, aga kui palju väikeseid asju ära anda, siis sul tekib tegelikult suur vaba aeg, mida sa saadki sisustada ettevõtte strateegiatega, kliendi kohtumistega, uute toodete väljamõtlemisega. Kui sa oled käsitööline, siis sa saadki päriselt minna ja oma käed panna sinna käsitöötoote sisse ja hakata uusi tooteid looma. Ja loomulikult assistentidega koostöös on ikkagi ju ka riskid, sest et need on igas koostöös. See nõuab usaldust, aga see kõik tuleb ajapikku. Sa pead ise olema valmis andma oma tööst ära kellegi teise hoolde. See võib hirmutav tunduda, aga siin on ka jälle väljapääsukohad. Teha leping, alustada prooviperioodiga, anda regulaarset tagasisidet. Ja kui see suhtlus on üles ehitatud siuksele avatusele ja aususele, siis üsna pea tegelikult assistent muutub ettevõttes nähtamatuks abiliseks, aga väga oluliseks tiimiliikmeks. Ma olen vahepeal siin ka postitanud seda, et eelmisel kuul või õigemini oktoobrikuul, kui arved sain oktoobrikuu eest, siis vaatasin ka ajakasutusraportit ja oligi siuke tunne, et me ju väga suhelnud ei ole, et ilmselt ei ole ka võib-olla tegevusi väga palju olnud, et äkki ma pean rohkem andma assistentidele tööd. Ja siis, kui ma vaatan ajakasutuse raportit ja näen, milliseid tööülesandeid nad on seal teinud, siis mõtled, et okei, et meil on kõik sellised ja sellised ja sellised asjad. Ehk ma isegi täna enam ei mõtle mingite asjade peale, mis tegelikult on ka taustal olemas, sest nemad teavad kõike seda ja nemad kõike seda teevad. Ja meil on olemas juhendid, kust saab alati abi ja assistendid ka vajadusel täiendavad seda juhendit enda tööst tulenevalt siis. Ja alati tasub küsida mitu korda üle. Küsi mitu korda üle, siis läheb vähem valesti ja loo see turvaline keskkond, kus assistent saab sinuga suhelda. Ehk ma ikkagi leian, et virtuaalne assistent ei ole kulu.
ta on investeering sinu aega, ettevõtte kasvu ja sa saad ikkagi tagasi meelerahu. Mõtle korraks, et mis võiks olla see üks ülesanne, mida sa praegu ise teed, aga mida võiks homme hoopis keegi teine teha. Pane see endale kirja, loo kas või terve nimekiri sellistest ülesannetest. Ja see võibki olla esimene samm selleni, kus sa saad võib-olla jälle rahulikumalt hingata ja keskenduda olulisele. Ja kui sa soovid teada, kust leida virtuaalset assistenti, siis külasta assistendikooli ettevõtjatele mõeldud lehte ja seal on olemas väike andmebaas, kust sa leiad päris mitmeid assistente, kes on ennast sinna üles andnud ja kui sulle keegi sobib ja kõnetab, siis võta temaga julgelt ühendust. Ainult üks väike samm võib tuua sulle väga suure muutuse. Mõnusat esmaspäeva jätku sulle!